Triko kui selline meil täna on taimekaitsevahend, okaspuul ja lehtpuul. Kasutatakse ka vähesel määral põllumajanduses. Täna pritsime teda okaspuu kultuurile, ehk siis täpsemalt öeldes kuusele. Ja triko kui selline koosneb suurel enamusel lambarasvast, mis on täielikult looduslik. Täna nii meie kui ka teised, kes tegelevad antud tööga, kasutavad stiilitoodangut SG71, mis täna on näidanud välja, et on väga mugav, kerge ja lihtsasti kasutatav. Pritsi kasutamisel tasub jälgida, et oleks alati piisavalt vedelikku sees ja et sa ei pumpaks survet üle. Et selle jaoks on ka manomeeter piusti peal olemas. Kuuskede valik kui selline kultuuri puhul on selliselt üles ehitatud, et kindlasti peavad saama tehtud servad ja keskmise ala käime lihtsalt diagonaal läbi, et tervet igat viimset kui taime pole vaja üle teha. Triko kulu on, ütleme niimoodi, et 10-liitrine kanister, see millest seda on pakendatud, sellest jääb üle, kui sa teed 1 hektari. Ehk see kulu on natuke varieeruv, aga 10 liitriga peaks saama kindlasti hektari tehtud. Et ajakulu sellisel pritsimisel sõltub väga palju maastikust ja ka sellest, kas kultuur on eelnevalt hooldatud. Et 1 hektari teeb kindlasti 1 päevas, aga üldjuhul on see maht suurem. Et täna siin kultuur on veel hooldamata, vajadus selle jaoks ei ole ka väga suur ja kuna on esimesed öökülmad ära olnud, lehtpuul on leht maas, siis me leiame ka väga hõlpsalt selle kuuse ülesse. Kuna antud kultuuri on pritsitud ka eelneval aastal, siis siit me näeme eelmise aasta triko jääke. Triko kestvus taimel olenevalt ilmastikust on circa pool aastat. Et trikoga pritsimist tasuks teha kindlasti 2-3 aastat nagu ka kultuurihooldust, aga alati tasub meeles pidada ka taime enda kõrgust, et ta kasvaks nii-öelda kitse toidulaualt välja ja põdra toidulaua jaoks samuti. Pritsimise juures tasub jälgida seda, et kindlasti saaks kaetud ladvapung ja võib ka esimesed külgarud ära pritsida. Aga kindlasti pole vaja tervet taime valgeks värvida sellega. Tasub alati jälgida ka seda, et oleks kuiv ilm, et ei sajaks erinevaid sademeid, vihma, lörtsi. Et väljas võiks olla ikkagi plusskraadid, et aine saaks korralikult ära kuivada. Et kohese vihmasöö korral lihtsalt pestakse see aine maha. Et antud tegevus on küll metsaomanikule kulukas, aga kindlasti on sellest tulevikuks väga palju kasu, kuna me hoiame selle kuuse põdra toidulaualt eemale. Kindlasti olete kokku puutunud pritsidega, millel surve sisseajamisel ei saa avada kaant või hiljem, kui olete omast arust surve maha lasknud, on pritsis piisavalt survet, et korki ei õnnestu lahti teha. Siis antud mudelil on surve kõik pumba sees, ehk kui teil on töö ajal selgub, et jääb ainet puudu, ei saa kogu ala ära pritsitud ja tahate nüüd ainet juurde panna pritsi, siis ei olegi vaja muud teha, kui tuleb lihtsalt kork maha keerata ja saab ilusti pritsi ära täita, ilma et surve kuskile kaoks. Kindlasti tasub meeles pidada seda, et iga tööriista tasub tööpäeva lõpus hooldada, nii on ka pritsiga. Et kindlasti tasub veel tööpäeva prits puhtaks teha, vedelik seest välja ja kuuma veega loputada ja väike surve sisse ja lasta ka läbi vooliku ja püstoli kuum vesi.